Metsas olles me õpime kuulama enda sisehäält ja märkama looduse hääli enda ümber. Et mingis mõttes mets loob meelevalla. See olem loob selle meelevalla, mis selle elusa seose, kus kõik toimivad üksteisega kooskõlas ja üksteise hüvanguks ja samas ka nagu enda olemasolu loomiseks. Et selles mõttes metsal ei ole head ega halba. Et see metsameel ei ole nagu tegelikult paha ega hea. Mets toob kokku kõik meie looma- ja taimeliigid ühte kooslusesse, kus valitseb tasakaal ja harmoonia. 80% looma- ja taimeliikidest elavad metsas. Inimene oma tegevusega suudab hetkega hävitada selle, mida loodus on kokku pannud ja sobitanud aastatuhandeid. Et üks osa ühiskonnast usub seda, et kõik läheb aina paremaks. Kuidagi on räägitud meile, et kõik läheb paremaks. Aga millegipärast on, et mis see kõik on? Või et kui kaua see paremaks on läinud? Kas tõesti on nii olnud, et kunagi ei olnud parem? See on nagu armastus ja õnnelikkus. Et armastuseks ja õnnelikuks sul ei ole vaja midagi muud kui lihtsalt armastust ja õnnelikkust. Meile näidatakse progressi ja majanduskasvu, aga tegelikkuses toimub aina intensiivsem energia ja loodusressursside tarbimine. Et kogu ühiskonda ja korporatsioone vee peal hoida, millist tulevikku me oma lastele ehitame? Kust nemad oma lapsi kasvatama hakkavad? Kui kaua me kavatseme veel valetada oma lastele, et neid ootab ees helge ja ilus tulevik? Et kui hästi õpivad, saavad nad omale kauni ja eduka elu tervislikus keskkonnas. Meie valitsus on kasvanud suureks monstrumiks, mille toitmiseks läheb tarvis meie loodusressursse. Meil hävitatakse massiliselt hapniku loomulikku tootmist looduses. Inimesi surutakse linnadesse kokku, takistades nende pääsemist metsa. Linn on üks elukeskkondadest, võimalikest elukeskkondadest ja öelda, et linn ei ole elamisväärne koht, see on nii vale. See on nii vale. See on üks võimalustest, valikuvõimalustest ja mina loobusin ainult sellepärast, et ma enam ei tahtnud. Elada sellises kohas, kus mitte midagi ei luua. Linn ei loo mitte midagi. Linn tarbib ja tarvitab. See on otseses mõttes tarbib ja tarvitab. Ja elab millegi arvel. Meie ühiskond on harjunud tarbima. Me mõõdame loodust meie ümber loodusvarades. Metsast on saanud meie tarbimist rahuldav tuluallikas. Oleme nii sügavalt muutunud sõltuvaks loodusvaradest, et ei märkagi. Ka meie ise rahvana oleme millegi vara. Et need vajadused, mis meil on, et need on paljuski tekitatud. Et me oleme mingis mõttes ühiskonna või selle majanduse või tarbimise poolt nagu sõltlaseks muudetud. Et kui sa siin metsas niimoodi rahulikult olles, oma asja ajades, sa saad nagu sellest sõltuvusest lahti. Ja siis sa saad sellest hirmust lahti, mis meil on. Et kuidas sa hakkama saad või kus sa seda raha saad või kuidas sa selle maksad ära. Vaadake, kuidas ühe põlve jooksul meie väärtushinnangud on muutunud niivõrd lühiajaliseks ja pealispindmiseks. Ja loomulikult selline mõtlemine toetab tarbimist ja seeläbi suuremat käivet ettevõtetel. Meie mets on meie suurim vara. Meil igal puu on kõrges hinnas. Ei tohi maha saagida meie puid nii vara ja seda eriti veel linnas. Miks müüme odavalt oma puidu maha? Seda läheb ju meil endil vaja. Siis saepuru mööblile ja kulutamisele raha, kuigi saaksime ehitada omal maja. Me elame ju põlismetsa alal. Siin kasvanud on iidsed puud.
miks peame me taluma, kui meie rahva metsakallal vägivallatsevad ahned firmad ja nende alamad nii pimedad ja truud? Tänapäeval meie kodud on täis saepuru lauast tehtud odavat mööblit, mis hakkab tavaliselt lagunema juba kokkupaneku ajal. Ja meile väidetakse, et eestlased ei ole kunagi elanud nii hästi kui praegu. Tegelikkuses ei ole me kunagi ajaloos olnud nii sügavalt võlgades kui tänasel päeval. Me oleme jõudnud ajajärku, kus loodusressursid on kriitiliselt ära kulutatud. Ettevõtjad püüavad meeleheitlikult meie loodust rahaks teha, et oma äri vee peal hoida. Me oleme inimkonnana teinud läbi tohutu arenguprotsessi. Me suudame koguni noort metsa hakkida hakkepuiduks ja kütta sellega elektrijaama, nimetades seda seejuures roheliseks energiaks. Samas ei ole me siiani suutnud ära õppida lindude keelt, et ometi mõista, mida need süütud olevused meile öelda püüavad. Tehakse kestvusleping puidufirmaga. Kestvuslepingusse pannakse punkt, et RMK on kohustatud transportima puidu kliendi laoplatsile. Ega RMK ju puitu maha ei võta, ega RMK seda vedu ei korralda. Põhiraha, mis liigub kogu süsteemis, ei ole üldse metsaraha, vaid see metsatööde raha, see tööraha. Selle eest me maksame igal aastal üle 100 miljonit peale, et saaks neid metsatöid teha, saaks neid teid teha, saaks neid kraave kaevata, saaks seda materjali laiali vedada. Suured summad on see, põhiraha liigub seal. See tööraha, me kujutame ette, et me vaatame neid palke, kui tegelik suured summad liiguvad hoopis, kui me vaatame RMK käivet, siis suured summad, need, mis miinusmärgid on, need on hoopis kõrvaltegevustes. See on teede tegemised, kraavide kaevamised, see on seesama transport kliendi laoplatsile, see on seesama metsalangetamine, aga seda masinaparki ju neil pole, see on nende alltöövõtjate oma. Ja siis on lepingud, kestvuslepingud, kus antakse pikaajaliselt, tavaliselt 5-10, aga on ka 15-aastaseid lepinguid materjali tarneks kliendile. Antakse alla turuhinna. See on üks. Aga see on väike vargus. Põhivargus tekib sellest tööst. Aga kui sul on nüüd leping, kus on punkt sees, et RMK, see kestvusleping, ja punkt on sees, et RMK on kohustatud tooma selle palgi kliendi laoplatsile. Ja samal ajal sa saad veel näiteks 30% turuhinnast odavamat seda, siis tegelikult, kes vähegi asja teab, siis enamuse sellest rahast moodustabki transpordiraha. Jah, et mingis mõttes ka meie peades toimub monokultuuristumine, nii nagu meie metsa üritatakse kuusikuteks ja männikuteks ja gaasikuteks teha, sest et see on ärile hea, see on see masina mõtlemine. See on see masin, mis ütleb, et tehke nii, sest et masinal on nii hea. Nii on harvesteriga parem metsa lõigata, kui seal teisi puid ees ei töllerda. Et kõik on ühesugused, harvester sõidab sisse. Tehke sellised teed, sest siis on hea seda välja vedada. See on see masina järgi elu korraldamine. Me oleme sellega täiesti sõgedaks läinud. Harvesterid lõikavad metsa nagu kombainid põllul. Monokultuuriga rikutud ökosüsteem jätab puupõllud kiduraks. Hiljem hakatakse neid turgutama väetiste ja pestitsiididega, et tagada piisavalt kvaliteetne puusaak. Metsad muutuvad niimoodi mürgisteks nagu meie põllud, kuhu pole enam inimesel asja. Et selleks, et inimkond ellu saaks jääda, sa ei saa masinaga enam koostööd teha. Et sa pead, täna veel sul on need asjad, mis on valmistatud, aga kui sa tahad päriselt inimkonnana ellu jääda, ma ei räägi mingist 10 aasta perspektiivist, vaid räägime ikkagi 100 või 1000 aastate perspektiivist. Sa pead loobuma masinast. Et see tehnoloogiline võidukäik meie tänaste teadmiste juures ei ole võimalik. Et tehnoloogiliselt me ei lahenda seda olukorda, kuhu me oleme sattunud, ei lahenda ära. Ja siin see olukorra, kuhu me oleme sattunud, siin enam ei ole ka seda ruumi, et kellega keda süüdistada.